börsile. Tere head kuulajad, 2. juuli, järjekordne episood Põllult börsile, salvestame osa ja jällegi minuga siin koos Bert Pettai, meie Viljari tootejuht. Tere Bert! Ja, tere ka minu poolt. Ja mina Martin Maante saatejuht ja saate algatuks Bert, ma tahaksin sulle soovida head uut aastat. Segadus sinu silmis korraks paneb mõtlema, et mis värk on, et kas oleme siin mingis muus meeleolus, aga ei, tegelikult ju eile algas uus viljahooaeg. Nii et uus vilja-aasta on alanud, alati juuli algusega on siis see, kus algab uus vilja-aasta, viljahooaeg, 30. juuni nii-öelda aastavahetuse õhtu. Kuidas aastavahetus möödus? Kuule, hästi, lõbusalt, et endal oli ka puhkuse viimane päev, nii et igati pidi uus aasta uue hooga. No väga hea, annab kohe uut energiat uuteks headeks viljasaakideks. Aga vaatame turgudele otsa, et siin viimase nädalaga on turud käinud, tegelikult see kõikumise amplituud polegi olnud isegi enam väga suur, et kui me siin eelmine kord salvestasime, siis nisu käis seal 214 peal ära, täna seal kuskil 211 tuuris, vahepeal käis seal alla, siis jälle korraks ka siin eile õhtul käis siin tipp 212,5 peal ära, nisu raps siin on küll nüüd võtud suuna allapoole, aga hakkame võib-olla siin teravilja uudistes pihta, et mis on, kas ütleme, eelmine kord me rääkisime Prantsusmaa kuma probleemidest, 39 kraadist on saanud 29 või isegi 27 kohati, et kas siis need mured kuidagi selle kuumalaine osas on nüüd leevenenud või mis on sinu viimased teadmised, mis meil seda nisuhinda praegu mõjutavad? Nisu poole pealt hakati samamoodi nagu otra koristama Lõuna-Prantsusmaalt. Sellest eelmine kord rääkisime, et seal saagikused olid oodatust madalamalt ja arvati, et kui minnakse järjest põhja poole, siis sarnaselt taliodrale saagikus hakkab tõusma. Mida ta ka algul tegi, aga nii suurt taastumist ikkagi ei ole olnud seni, nagu oli taliodral ja natukene selles mõttes saagikusega ollakse pettunud. Aga mis on täna on ikkagi kvaliteet on korras Prantsusmaal, et kvaliteedi muret seal ei nähta. Et tulles korra taliodra juurde, siis odraga samuti, et otra koristati väga kiudselt. Varsti tahetakse jõuda ka suviodrani, kuna kuum aitab kaasa päris hästi küpsemiseni. Ja seal ka saagid põhja pool olid ootuspärased, mahukaalud head, et suures pildis seal nagu teravilja poole paanikat ei ole. Ma täitsa isegi mõtlen, et Prantsusmaa läheb ju väga palju otsa, läheb ju tegelikult õlleodraks, et seal on alati see madala proteiini küsimine on ju väga tähtis, et võib-olla praeguse kuumaga see proteiin võib seal küll tulla nüüd kõrgem, et täitsa huvitav võib-olla järgmise saateks võib-olla üritame uurida välja, mis on õlleodra premiumit täna, et seda oleks täitsa huvitav teada. Jaa, võime täitsa uurida. Mis küll on selle kuumalainega teema on jätkuvalt mais, et Prantsusmaa on Euroopa suurim ka maisitootja ja maisid ei näe head välja. Et maisid on kuumaga pihta saanud ja jätkuvalt ei ennustata ka vihma Prantsusmaal. Et mais on täna see, mis ütleme isegi rohkem seda paanikat külvab kui teraviljadel see kuumalaine täna. Ja tegelikult vaatasin ka ju, meil on ju Euronexti peal saab täitsa ju maisifutuure kaubelda ja maisifutuuride hinnad on tõusnud Euroopa turu peal päris korralikult. Et siin see maisi hind tundub, et on sükest natuke kõrgem suund otsimas. Ja teiseks, nagu eelmine korra mainisime, on ka ju tegelikult taas euro tugevamaks muutunud. Et ka see on siis Matifit tagasi tõmmanud. Võrreds sellega, kus ta vahepeal ära käis. Jah, eks meil need mõjurid tuleb siin mitmest kohast ja kui me maisist juba korraks rääkisime ka, siis eelmine kord sai mainitud, et USAs on suur kuum tulemas, kuuma peal on tõesti soe, et siin päevased temperatuurid on ka 40 kraadi peal, maisi põhilistes piirkonnades ka öötemperatuurid ei lange alla 25-27 kraadi, et selline tõesti troopiline kuumus sisuliselt neid maisitaimi hetkel seal kimbutamas on ja kes siin võib-olla jälgib ka Chicago hindasid, siis seal ka tegelikult mais hüppas ülesse siin eile ja mis see põhipõhjus on selle taga on see, et arvati, et USAs jääb see maisi ülemineku varu jääb ikkagi päris suur, aga tundub, et see ei ole päris selline, nagu ikkagi kõik turu peal arvasid ja see number tuli väiksem ja tänu sellele siis ka see hind hüppas ülesse ja pluss siis veel juurde see, et maisipind on vähenenud USAs. Küll mitte palju, 3,5% võrreldes eelmise aastaga, aga ikkagi turg otsib alati selliseid uudiseid, mille peale siis ka kiiremini reageerida. Jah, eks selle sama pinna vähenemisega on ka nagu kahtepidi turuanalüütikud osadel arvestavad, et see vähenemine on suurem ja ootasid suureneb vähemist. No tulenevad kallist väetisest. Kallist väetisest on ju ja samal ajal oodati, et ka soja jutt selle vastu tõuseb.
aga suures pildis seda viimane usta ju ei kinnitanud, et muutused olid vägagi väiksed. jah, seal nisu ja soja osas tegelikult olid muutused ikkagi väga marginaalsed. Ja noh, siin võib-olla, kui nüüd USA-s nisu peal hüpata, siis seda nisu kehva saaki me oleme seal maininud juba ammu, aga nüüd on ka siis välja öeldud ka see koristatav pind, tegelikult on ju suure põua tõttu hüljatud põlde, mida ei koristatagi, siis see nisu koristuspind on kõige madalam alates aastast 1877, tervenisti. Et tundub nagu hull traagika, aga tegelikkuses kogu riik ongi ju liikunud rohkem soja ja maisi peale, nii et see nisupind on seal niikuinii vähenenud juba ajalooliselt, et aga lihtsalt niisugune väga huvitav fakt. Jaa. Aga lähme siit edasi ka rapsi peale, et rapsi hind tõesti siin ka ikkagi 5-6 eurot alla meil siin tulnud ja nüüd ka toornafta kaupleb siin lailas $70 peal per barrel siin lähipositsioonis ja eks see Hormuzi väina teema tegelikult enam ei saagi aru, on seal nüüd probleemi või ei ole probleemi, aga nafta sealt nüüd välja tuleb, kui liita kokku see, mis tuleb tankritega ja see, mis läheb välja torudega, siis see kogus barrelites per päev on sisuliselt sama nagu ennem sõda, nii et kaupa liigub aga jah, kas seal kõik on nüüd lõplikult purgis või ei ole, aga see on selline see, et seda rapsi hinda meil ka täna ikkagi mõjutamas on. On ja kui hakkavad taas sealt Hormuzist nafta liikuma, siis see ka muudab taimsed alternatiivid vähem atraktiivseks just hinna mõttes ja ka see kindlasti kajastub meil taimsete õlide hinnas ja sealt omakaudu ka rapsi hinnas. See on see, mida me näeme. Ja teine asi on see, et rapsiga täna suures pildis ei ole paanikat. Euroopas arvatakse, et Mustamere kandist tulevad väga-väga head rapsisaagid. Keegi täna veel välja ei julge õigata, et tuleb rekord, aga arvatakse, et need saagid head on. Ja ega ka mujal Euroopas suures pildis selle rapsiga nagu muret ei ole. Ja Prantsusmaa ka koristus on läinud ju järjest edasi, need saagikused on paranenud võrreldes sellega, mis me eelmine nädala siin teadsime ja rääkisime, et siin räägitakse siin isegi kohati 4-tonnistest saakidest per hektar. Tõsi, õlisus on küll hea, aga niiskus on väga madal ja ma saan aru, et seal ikkagi mingisugused hinnaalandused ka põllumeestel sellest tulevad, aga nii on selles mõttes, et ega ilma vastu ju me nagu mitte kuidagi ei saa. Ja rääkides siin veel kütusest siis, või toornafta hinnast, siis sellest saab ju teha omakorda ka bensiini ja nagu me siin meediast ju päris täna juba igapäevaselt kuuleme, aga Eesti meediast, et siis Venemaal on tekkinud päris tõsine kütuse probleem, et kas see mõjutab ka kuidagi Vene põllumehi? Mõjutab. Et ma ise sattusin selle otsa mõned päevad tagasi, kui nägin videot Venemaa bensiinijaama järjekordadest ja seal tekkinud tülidest. Ja hiljem lugesin ka rahvusvahelisest meediaväljaandest, et täna on täitsa teema, kus kaaristatakse ära Venemaa tanklaid ja piirkondi, kus veel kütust saada on. Kuidas see otseselt põllumehi mõjutab, on see, et väidetavalt põllumeestel enam mahutitesse kütuseid ei müüda, ega traktorid ja kombainid peavad käima tanklates tankimas. Ma ei kujuta seda üldse ette, kui sul on nagu kuskil sa oled seal karja Žiguliidega kuskil järjekorras ja ootad oma järge ja vaatad, et nii ma saaks minna kombainiga põldu, ma pean tankimine võtab pool päeva aega, tuleb tagasi ja saab vihma. Jah, et eks ta päris keeruline on, aga Venemaa ju ise seda pikalt üldse ei tunnistanud seda probleemi, kuni siis pühapäeval Putin ju ise ütles välja, et prioriteet on põllumajandussektori kütusega varustamine, et seda probleemist ollakse teadlik, kui sellega tegeletakse ja esimese lahendusena nähakse siis India ja Kasahstani poolt siis müüdud kütust, mida siis tahetakse suunata põllumajandusse. Aga alati sükeste uudistega on see, et mulle meeldib alati leida, kas on mingi süke reaalne asi, mis peale uudiste asja kinnitab. See väga huvitav asi, mille otsa sattusin, on Yandex, mis on siis Venemaal üks populaarsematest otsingukanalitest, nagu meil on Google või neti.ee vanasti, et siis seal nemad annavad välja statistikat, et mida on otsitud. Ja kui juunikuu alguses siis otsiti keskmiselt 600 korda Yandexist, et kuidas masinas kütust varastada või välja imeda, siis nüüd juunikuu lõpuks see arv oli tõusil juba 9300 päevas. Ehk siis tundub, et ka päris inimestele on selle koha peale jõudnud see, mitte ainult meedias. Jah, ma tegelikult isegi imestan, et 9300 inimest Venemaal ei tea, kuidas paagist kütust kätte saab, kui aus olla. Päevas, sest ülejäänud kõik teavad. et seal võib olla pigem asi isegi nagu sedapidi, et
aga see on jah huvitav, sest et ega tõesti ju kütust põllumajandus palju ju kulub, et kui sa pead seal ikkagi kuidagi selle nimel käima võitlemas, siis noh, tegelikult on see nagu päris nagu huvitav, et kui see koristusperiood kuidagi veel pikeneb ka tänu sellele, ehk siis ilmarisk läheb suuremaks, noh, me isegi täna ei oska seda sisse hinnata, kuidas see lõpuks nagu seda lõpptulemit Venemaal üldse võib hakata mõjutama. Sest et noh, nisutoodangut siin seal paberi peal täna näidatakse ju päris suurt tulemas, aga noh, sellised faktorid võivad seda pilti muuta päris oluliselt. Võivad. Ja teine, kus me näeme sarnast, mitte küll otseselt kütusega seotud, aga just logistikaga seotud mure tegelikult on see Musta mere piirkond, millest me oleme mitu korda rääkinud, kus on väga head saagid, aga tänaseks on seal nagu 2 murekohta. Esiteks on see, et veetase on langenud, on laevatusega keeruline, ja teine on see, et neil ei ole piisavalt autoparki, et ära toita nii suurt saaki. Et siit, kui meid kuuleb keegi transporditeenuse pakkuja ja tal on vaba autot, siis tundub, et seal kandis tööd on, et ei tea, mis see veohind küll on, aga selles mõttes on seal see murekoht ja see mõjutab ka kõvasti põllumeestele antavaid hindu. Et hinnad on kodudes põllumeestele survel, kuna lihtsalt see vili ei liigu eest ära. Noh, jah, eks seal ongi pigem see, et võidab siis see tootja, kellel ongi oma laopinda piisavalt palju, et hoiustada, hiljem müüa, mis iganes, võtta kas või suured asfaltiplatsid kasutusse, panna vili maha, kuidagi kinni katta ja siis toimetada nagu läbi selle, et aga saate lõpetuseks vaataks ka korraks pindadele otsa, et alles hiljuti siin Priia kaudu oli võimalik kätte saada või teada saada siis Eestis külvipinnad, mis 26 aastane külvatud on, vastavalt siis sellele, kes kui palju, mis hektarite kohta toetusi on taodelnud. Ja noh, mis tervikuna jääb silma, kõige enam on võib-olla siin mõned asjad, et noh, seda me nägime juba kevadel ja nägime ka seemnemüügi järgi, et oapind on kõvasti kasvanud. Ja me räägime siin ikkagi siuke, jah, päris topelt ei ole, aga 15 000 hektarist on saanud sisuliselt 25 000, et siuke päris suur hüpe ja noh, iseenesest ega oal täna hinna mõttes on kindlasti eelis hernes, sest hernepind on noh, oleks nüüd arvata, et samas proportsioonis vähenenud, aga mitte päris, et siuke 8000 hektarit on meil hernes see aasta vähem maas, aga noh, jällegi herne hind on täna ka siuke tõesti kehvem. Herne hind on kehvem ja hernest on tegelikult päris, ta on väike kultuur, aga selle väikse kultuuri kohta teda nagu jaburalt palju on alles vanast saagist, et me räägime siin, meie lähinaabritel on ikka mitukümmend 000 tonni veel ladudes vana saaki müümata. Ja Riia sadamas pidi mingi 30 000 lihtsalt seisma või 40 000 tonni lihtsalt seisab, et seda on palju ja see vana saak tuleb kõik kaasa ka meie kuude saaki. Et hernes ma näen, et jätkuvalt püsib survel. Tulles nüüd oa juurde, siis kui täna võrrelda oa ja herne hinnavahet, siis tegelikult see on päris suur. Et nüüd vaatame, kuidas turg selle reageerib, et oapind ilmselt arvatakse, et oapind ei suurene mitte ainult meil Baltikumis, vaid ka mujal piirkonnas lihtsalt samal põhjusel, et väetis on kallis ja see teeb liblikaelised atraktiivsemaks. Jah, ja juba mainis Baltikumi ka, ega see oapind ongi tõesti kogu Baltikumis kasvanud, et tuba on kuidagi jah, siuke uus, noh, kas uus või vana uus kuum asi, mille peale nagu minna, et. Jah, et kui eelmine aasta oli kogu Baltikumi peal uba 139 000 hektarit, siis see aasta 186 000 hektarit, et päris suur vahe, kui me selle tonnidest ümber arutame. Ja, et siin kogu Baltikumi peale me võime lõigata siin, kui väga hästi läheb, siis korraliku oasaagi. Ja noh, mis muidugi veel natuke jääb silma on ka siis suvirapsi kasv, noh, mõneti ootuspärane, sest suvikultuurides, kui vaadata üldse kas siis suviodra, suvikaera, suvinisu, mis iganes kultuuri hinda, siis ega noh, see raps on atraktiivne ja tulenevalt sellest on ka seda suvirapsi rohkem külvatud. Noh, me ei räägi siin küll Eesti mõttes siin kümnetest tuhandetest hektaritest, aga kui siin eelmast oli seda lailas 7000, siis see aasta 11 500, et selline noh, protsentides ka päris arvestatav hüpe. On. Ja tegelikult suvirapsiga, nii palju kui mina olen kuulnud, on ju eelmistel aastal rahule jäänud, et kes on seda sunnitud kasvatama olnud, et peamiselt siis teda varem ju pandi välja läinud tallirapsi asemel. Et ta on pigem oma töö ära teinud ja nagu ütlesid, see aasta kevadel otsuseid tehes rapsi hind oli motiveerib ja ma arvan, tänagi motiveerib. Et igati arvestatav ja õige käik, ma arvan. Ja see on tegelikult ju ka nii-öelda kasvatustehnoloogiliselt on asjad ju läinud nii palju edasi, et noh, tegelikult on uued sordid, uued herbitsiidid, mida saab ju nii-öelda kokku kombineerides tegelikult päris edukalt suvirapsi kasutada. Kui natuke peab ilmaga ja putuga survet ka vähem on, siis miks ei? Selles mõttes, et seal on kasumlikult täitsa võimalik arvatustedi toimetada. Jah, tagastudes siis võtame veel suuremad kultuurid Eestis ette
nisu on meil võrreldes eelmise aastaga 8500 hektarit vähem, mida kui ei oodata, sest eelmine aasta, et meil oli ju väga-väga kõrge nisupind ja meie sügis ei olnud nii külviks nii soosiv. Et see täiesti ootuspärane, mis on isiklikult minu jaoks ja ma arvan ka Martin sinu jaoks, nagu me oleme rääkinud, üllatav on rukkipinna vähenemine. Et kui eelmine aasta oli Eestis rukkist maas 17 000 hektarit, siis sellel aastal ainult 9800. Et 7000 hektarit vähem, 40% vähem, et see on ikka päris suur kukkumine, mida ei osanud nii suurel määral ette näha. Jah, et rukkipatrioot on meil jäänud vähemaks. Et eks, need on algselt küll PRIA andmed, Statistikaamet kuu keskel ütleb meile siis lõpliku tõe, mis see number saab siis nagu nii-öelda lõplikus versioonis olevat, aga selge on see, et rukkipind on ikkagi siin vähenenud ja neil, kelle rukkist on ikkagi või neljaks vaja osta, siis eks näis, kas rukkis on tegelikult hinna mõttes olnud viimased aasta ja väikisi 2 väga vaeslapse rollis, et ega seda rahalist motivatsiooni seal taga ongi olnud paraku vähe ja rahvas nii-öelda hääletab jalgadega siis või külvikutega ja ongi valinud siis lihtsalt teisi asju, mida külvata. Ja täpselt, turg korrigeerib ennast. Jah, aga eks elame näeme, pinnad on meil teada, kogupind on natuke vähenenud, eks siin on siis võib-olla valitud siis kas võib-olla mingisuguseid ristikuid, mis iganes võib-olla rohumaid rohkem, aga jah, selline üldpind külvikultuuridel on meil natuke vähenenud. Eks näis, mingil hetkel saame meie ka oma laomõtted paika, siis kus, mida meil hakkab minema, sellest teeme veel eraldi saate, et kuidas meil Baltikagros siis kõik, kuidas me selle saagi suudame ära käsitleda, et sellest juba varsti lähemalt, aga ei teagi, ega tänaseks siis võib-olla uudistest kõik ja uue nädala pärast jälle, siis kuuleme uuesti, vaatame, mis vahepeal turud on teinud ja seniks edukaid fikse teile. Ja, nägemist! Põllult börsile